Tohutult aktiivne ja tegus, ajakirjanik, saatejuht ja treener, 2 lapse ema Liina Randpere võtab praegu elu veidikene rahulikumalt. Mina praegu kasutan, ütleme niimoodi, mul on selline vahepealne aeg, sest et mul siin kohe läheb jälle 3. projektiga nii-öelda kiireks. Mul nüüd just 6 aega tagasi läks 1 laps lasteaeda. 2 kuu pärast ma saan teise lapse. Tegelikult on sündimas Liina 3. lapsuke 4,5-aastase Mattiase ja 1,5-aastase Klausi järel. Kas tulemas on 3. poiss või hoopiski tüdruk, ei taha Liina välja öelda. Ja nimi pole ka paigas. Korjan nimesid kuskile endale telefoni sellisesse kausta ja siis kui otsa vaatad, siis mõni nimi, mis näiteks eelmiste laste puhul on ja tohutult meeldis, vaatad, see ei ole küll see laps. Seda nime ei saa kasutada. Et see peab kuidagi ikkagi nagu sealt lapsest endast ka kumama vastu sulle. Liina elab oma perega viimased 3,5 aastat Padisel. Endine Merivälja kodu müüdi maha ja ehitati siia Liina elukaaslase perele kuuluvale krundile uhiuus maja. Kaugus Tallinnast 1 tund autosõitu on Liina sõnul ka viimane piir. Maja puhul oli 2 põhimõtet, olgu puidust ja 1-korruseline. Liina küll otsis ja joonistas ka ise, kui ta avastas selle oma ja õige sõbranna juures. Temal oli siis Finlogi põhimõtteliselt täpselt sama projekti järgi ehitatud maja. Ma läksin sinna sisse ja mulle nii meeldis. Ma kohe poole kohaga võiks öelda, et armusin sellesse. Mulle meeldis see kõrge lagi ja suur saun ja selline nagu kogu see kupatus. Vaatasin ringi, et nii, selle maja me nüüd võtame ja võtsimegi. Ja et puidust, see on Liina elukaaslasega seotult ka täiesti ootuspärane. Puit on tema elu ja tema töö. Et kõik meie põrandad, terrassid, saunad, kõik on termopuit, et saaks nagu ilusad põrandad. Iga laud on põhimõtteliselt ise valitud, ise veel lihvitud ja et oleks selline nagu värvilisem, ägedam, natukene me oleme siin seda puusüüd ka nagu välja toonud, harjanud, et ta ei ole päris selline silepõrand. Liina ütleb, et põrandad ongi eelkõige selle maja pilgupüüdjad ja leiliruumis ei ole mingit keeldu end mudaga kokku määrida. Mesi, sool, muda, et ikka täismänge. Et kui ikka saun, siis saun. Kõikide lavadega on niimoodi, et lihtsalt osta vahepeal saunaõli, tõmba vahepeal üle, tõmba poorid täis ja mitte üks mingisugune läga ei jää sinna sisse. Ka Liina ise väljamõtlemist ja tegemist on siin igal sammul näha. Näiteks suure laua plaat on eraldi välja otsitud, erilised jalad valmistada lastud. Lisaks nüsista noaga natuke lauaservi, et näiks ehedam ja kulunum. Toolid sekkaritest kokku otsitud. Toolid vanutatud, värvitud, kardinad õmmeldud, diivanipadjad õmmeldud, potttoolid kootud ja nii edasi. Lihvimine, värvimine, meisterdamine. Selline asi mulle tegelikult väga meeldib. Need on veel nii 100-kordselt tehtud, et siin on nagu taga on pimendav kangas. Siis on mul see tavaline kardinakangas ja siis alla on siis veel tehtud see porte õmmeldud, et oleks nagu natukene rõõmsam. Kuidas neid sõlmesid siin tegime, kuidas sa seda loodi paned. See on ka üks õuduskuubis. Lõpuks see siuke timmimine. Kui meil need palgid püsti saime ja aknaid veel ees ei olnud, ma vaatasin, et issand, see on nagu kilplaste maja, et kilplased algul tegid endale selle torni, siis vaatasin, et on pime, siis igaüks tegi endale akna. See oli nagu hiirte juust see maja, et aknaid on siin tõesti väga palju ja uksi on siin ka väga palju, et aga selline valgus ja avarus, et see on kuidagi mulle väga oluline, eriti meie kliimas. Suvel on terrassiuksed päev otsa pärani ja elu käib õues. Meil on siin selline kuidagi mingi soojapesa. Meil siin tuult ei ole eriti ja me saame siin juba tihtipeale märtsis terrassi peal isegi nagu niimoodi mõnusalt maikaväel päikest võtta. Ka krundi serva pidi voolav Padise jõgi on igal aasta ajal kasutuses. Jões käime näiteks ennast kastmas, et lava pealt lendad hopsti jõkke ja siis tagasi lava peale. Kui lastest ja kodutöödest väheks jääb, on ju alati võimalus tegevusi juurde mõelda. Suvel pani Liina kohaliku Facebooki gruppi üles kutse, et hakkab oma hoovi peal trenni andma.
nii et meil oli siin nädalas 3 korda olid ka näiteks välitreeningud toimusid ja selline keskeltläbi 7-10 inimest. Kell 11 oli meil trenn ja mina sain oma jällegi need aktiivsuspunktid ja sellise mõnusa feelingu kätte. Aga praegu on ikkagi ootuse aeg. Need, kes räägivad rasedusest kui mingist õitsvast ajast ja ma ei tea, kuidas naine puhkeb õide ja kumab ja särab, siis ma ei tea, nad vist pole ise väga palju rasedad olnud. Ei ole minu meelest väga õitsev aeg ja ütleme nii, et see tuleb lihtsalt üle elada ja isegi kogu aeg nagu lased vaikses tempos oma toimetusi teha, et siis kogu see protsess on kuidagi valutum enda jaoks.